kätte on jõudnud siis 3. seminar, mis tõmbab tegelikult kokku need laborimaterjalide loomise ühtseks tervikuks. Ehk siis, kui me eelmistel kordadel rääkisime läbi või tegime läbi erinevad muudatused IT peal, mis siis jäid LabDev-masina peale, natuke vaatasime ka PHP VirtualBoxi, kuidas seal masinaid seadistada ja tegime ka õppematerjalid valmis juba VTA jaoks, ehk siis Virtual Teaching Assistant'i jaoks, siis nüüd me jõuame viimasesse etappi, ehk siis me hakkame automatiseerima neid kontrolle, mis siis õppematerjalides on kirjeldatud ja mida need tudengid või õppurid või kes iganes seda laborit parasjagu läbivad, peavad siis ära tegema ja selle eest ka siis mingisugused punktid kirja saama. Ja kui me eelmisel korral ka tegime punased ringid ümber nendele PHP VirtualBoxile, IT-le ja VTA-le, siis seekord me keskendume selle hosti masina peale ja nende samade virtuaalmasinate template'ide peale. Need, mis siis kes on seminaridel osalenud, kõikidel järjest peaksid ka need ilusasti olemas olema. Ja nagu ma ütlesin, on see seminar võrdlemisi tehniline, aga me teeme kõik need etapid koos läbi, nii et loodetavasti jõuab ikkagi jälgida. Aga okei, ma võtan selle sama keskkonna ette. Kuna kõikidesse keskkondadesse teil endal admin-õigusi ei ole, siis mõningad asjad ma pean tegema ära teie eest, aga ma mõtlengi nüüd need, kes salvestust vaatavad ja tahavad seda sama jätkata, siis ilmselt tuleb lihtsalt kirjutada mulle kiri selle kohta, et selline soov on ja siis ma saan vastavalt sellele ka reageerida. Et ma panen siia tahvli peale veel korraks oma aadressi kaloodus @itcollege.ee ja ühtlasi võib CC reale panna ka rkaur @itcollege.ee. Siis on lihtsalt kindel, et teie küsimus ka pärast nende seminaride lõppu, juhul kui te hilisemal ajal neid vaatate, kindlasti kellegi juurde ka kohale jõuavad. Aga alustame siis automatiseerimise osaga ja selleks peab tegema siis põhimõtteliselt läbi mõningad etapid. Väiksem osa, millest me ilmselt ka alustame, on see osa, mis me peame tegema selle serveri enda peal, selleks, et need masinad, PHP VirtualBoxi peal meie virtuaalmasinate template'id, teaksid, kuidas ja millise Virtual TA-ga suhelda, siis selle jaoks peame siin ära kirjeldama ühe skripti faili sees 3 väärtust, millest siis suurem osa me saame kätte siit sellest Virtual TA pealt. Ehk siis kohe teen sellega lahti ja see tuleb panna ka väga spetsiifilisse kataloogi, aga kohe vaatame seda. Juhendi ma saatsin meiliga, ma mõtlen, nii väga hästi, ehk siis selle aadressi pealt on võimalik just selle automatiseerimisega seotud juhend lahti võtta ja ma soovitan seda ka kindlasti selle salvestuse või siis tänaste toimingute ajal teha, sest et siis ei ole ohtu, et vahepeal järg ära kaob, sest et neid muudatusi tuleb tegelikult väga palju ja seal failis on lihtsalt kenasti ära markeeritud, millised osad on vaja täita selleks, et teie labor ka ilusasti tööle hakkaks. On vaja luua sinna host masina peale siis skript, kus me defineerime ära, millise Virtual TA poole me pöördume ja millist laborit me sealt konkreetselt kontrollima hakkame. Selle jaoks on teil vaja minna SSH-ga LabDevi masina peale, küll aga kui te seda, mul on natuke lihtsam nii otsida, kui te seda sinna ligi hakkate minema, siis selleks on teil vaja, et teie võtmepaar oleks seal sees, et juurkasutaja õigustes seal asju teha saaksite. Ja enamasti seda me anname pigem sellistele kasutajatele kätte, kes pikemalt või rohkem süvitsi neid laboreid ka arendavad, aga nagu ma ütlesin, kellelgi huvi, siis saab alati küsida ligipääsu. Ja login sinna siis juurkasutajana sisse, väike võtmepaari küsimine ja olengi vaikimisi juba juurkasutajana sees. Ja nüüd ma liigun sellisesse kataloogi nagu var, labs ja run. Var Labs on IT puhul selline kataloog, kus suurem osa just nende laboritega seotud konfiguratsioone ja virtuaalmasinad ja kõik ISO-failid ja kõik, mis sellega seostub, tavaliselt üles leiab. Ja panengi siit. Nii. Kui te lihtsalt siia kataloogi sisse vaatate, siis iga kord, kui te mõne labori käivitate, siis ta tekitab siia skripti faili, mis siis kirjeldab nende konkreetsete laborite puhul ära, et kuhu ja millise laboriga ja Virtual TA-ga teie süsteem ühendatud on. Aga meid huvitab hetkel, kui ma panen ls-LRT ja grepin siit välja sõna template, siis meid tegelikult huvitavad
need failid, mis lõpevad just sõnaga template. Sest see on see koht, mida meie nüüd peame hakkama oma labori jaoks ka ära konfigureerima. Ja kui te vaatate, siis siin läbiv ühisosa nende 2 faili puhul, need on lihtsalt kellegi teise laborid juba, mis siin näitlikustatud on. Et kui te vaatate seda ühisosa, mis neil on, siis nad sisaldavad endas sõna desktop ja sõna template. Ehk siis kui me seda template'i skripti hakkame siin hetkel tegema, siis me peame selle skripti nimeks panema enda virtuaalmasina desktopi template'i nimetuse. Ja selle me saime, kui me läksime IT peale. Selleks ma login LabDevi sisse. Ja nüüd ma login siis sisse sellesse keskkonda, kus minu labor ära kirjeldatud on. Seminaril osalejatel oli antud selle jaoks eraldi fail, kus siis olid juba seminariga jaoks spetsiaalsed testkasutajad tehtud. Mina siin olen endaga hetkel sisse loginud ja kui te olete sisse loginud, siis siit virtualization alt näeb kõiki template'e. Ja mina kasutasin eelmisel korral või üle-eelmisel korral sellist asja nagu clean, seal sisaldub sõna clean, ma kohe vaatan. Kui ta mõtleb välja, kuna neid template on siin oma jagu, siis tuleb siin vastavalt sellele, missugune kasutaja teile välja jagati ja milliseid masinaid te enda labori puhul siit kasutasite, siis tuleb see üles otsida ja lihtsalt hetkeks kopeerida ära see desktopi nimetus. Kuna mina ei kasutanud seminari sõna, vaid ma kasutasin seda clean'i, siis ma võtangi kohe selle sama Ubuntu desktop clean template. Ja siin on veel siin on olemas veel ka 2 masinat, ruuter ja server ja see siis hetkel kattub selle meie topoloogiaga, mis ka tahvli peal on ja nende masinatega me hakkame ka toimetama, aga hetkel on meil vajalik lihtsalt kopeerida see desktopi nimetus, desktopi template'i nimetus. Võtan siit kopi ja lähen nüüd uuesti oma host'i peale ehk siis serveri peale tagasi. Nii, ja nüüd üks variant, mis te võite teha juhul, kui teil see juhend parasjagu ees on, aga ma isegi äkki teen seda sama, avan ka selle juhendi. Te võite sealt kopeerida selle sisu või siis on võimalik lihtsalt olemasolev fail võtta ja asendada selle sisu. Ma võtan korraks selle juhendi lahti. Nii. Liigun siit natuke allapoole, siin on ka mõningad eeltingimused, mis tuleb täita. Nii. Ja kus see osa on? Võt, mul on seda skripti osasid sisuliselt vaja. Ja üks variant on, et ma kopeerin selle siis siit juhendist ja asendan need punasega, siin antud hetkel küll kommentaari tõttu kollase taustaga olevad osad vastavalt enda laborile. Või siis ma kasutan mingit olemasolevat faili siit juba. Antud hetkel ma natukene teen mugavamalt ja võtan siit näiteks selle monitooringu labori ja tekitan siia enda labori nimelise faili ka kõrvale. Võtan siit paste, Ubuntu desktop clean template ja panen lõppu .sh. Kindlasti on hästi oluline, et see oleks template'i, desktopi masinast ja et siin lõpus oleks sõna template. Et kui te paned sinna midagi muud, siis ta ei tööta päris selliselt, ehk siis ta ei oska selle poole korrektselt pöörduda. Nii, panen uuesti ls-lrt toru grep template ja näed, et siia tekkis uus fail. Teen selle lahti, te võite seda avada kas siis Vimmi või Nanoga, oleneb millega te harjunud olete. Ütleme niimoodi, et kes varem ei ole Vimmi kasutanud, siis te ei pea praegu siin minu järgi tegema, muidu on oht, et te ei pääse sellest Vimmist enam välja. Et võite ka lihtsalt Nano näiteks kasutada, mis on pisut kasutajasõbralikum. Ja kui ma selle lahti teen, siis on siin tegelikult olemas 3 parameetrit, mida ma pean nüüd täiendama, sest need parameetrid, mis seal ära kirjeldatud on, ei pruugi kattuda selle infoga, mida minul tarvis on. Hetkel ma näen, et see läheb uri, ehk siis millise Virtual Teaching Assistant'i poole ta pöördub, on õnneks sama, ehk siis it.itcollege.ee 84:8433, ehk siis see osa, mille peale me eelmisel korral oma materjalid tegime. Seejärel on meil vaja välja uurida selle sama Virtual TA, kas admin või botkey, seda me kohe saame sellest samast, selle samale aadressile minnes ja viimase asjana on meil vaja ära kirjeldada enda labori ID. Ja kõik see info, mida me siin ära kirjeldame peame, leiame me tegelikult ühest kohast ja see on Virtual Teaching Assistantist. Ehk siis võtan nüüd uuesti uue akna ja lähen sinna it.itcollege.ee :8433.
mille peal paikneb siis Virtual TA. Nii natuke mõtleb. Nii, ja siis ma võin võtta lihtsalt korraks ette selle faili ja hakkan siit järjest nüüd minema. Esimene asi, mis meid huvitab, on siis admin või bot key. Selle jaoks see eeldab jällegi, et teil on selle süsteemi puhul admin õigused. Kui teil neid ei ole, siis teil jällegi tuleb kirjutada ja siis me saame natukene täpsemalt rääkida sellist ligipääsust, et oma labori info saaks ära täita. Aga muul juhul, kui teil ligipääsu õigused on, siis siit ülevalt oma kasutaja nime juurest valid Manage Users. Nii. Ja siis tuleb siit võtta see labori bot kasutaja. Ehk siis tema tokenit hakkame me kasutama, hiljem ta on bot, aga tal on ka admin õigused, ehk siis meil on võimalik oma labori poole pöörduda. Ja see on selline kokkuleppeline lihtsalt, et kui te mingit laborit teete, siis on viisakas seda tüüpi kasutajat kasutada. Ja meid huvitab siis see token, mille järgi me saame ära identifitseerida, et see on see Virtual TA ja siia meil on ligipääsu vaja. Hetkel ma vaatan, et siin on juba mingisugune kood olemas, aga ma asendan selle sellega, mis ma sealt nüüd praegu ära kopeerisin. Lähen siia rea algusesse ja panen siia selle koodi, mis ma just Virtual TA-st selle bot kasutaja juurest kopeerisin. Nii, kui mul see bot key on siia ära sisestatud, ehk siis API key on sisse pandud, siis ma ütlen talle ka ära, missuguse labori poole ma tahan, et minu virtuaalmasinad pöörduma hakkaksid. Ja see on nüüd see koht, mis erineb selle, ei ole üldine, ehk siis ta erineb laboriti ja ma lähen uuesti Manage Labsi peale ja otsin siit üles enda labori. Et siin on ka eelmise seminari omad, minu oma oli see näidislabor. Lähen vajutan selle peale ja siin on olemas kohe selle View Lab nupu all siuke koht nagu ID ja ma kopeerin selle ID siit maha. Ja see nüüd siis ütleb seda, et need masinad, need virtuaalmasinad, millega me hiljem tööd hakkame tegema, et need pöörduvad just selle konkreetse näidislabori poole. Kui teil on teie enda labor, võtan näiteks siin hetkel Riina labori näiteks, et kui Riina tahab enda laborit ära kirjeldada, siis tema peab valima ja ära kirjeldama võt selle ID. Vastasel juhul tal lihtsalt näidatakse kogemata seal valet laborit. Nii, aga mina kasutasin MQ9 ja lähen nüüd siia samma hosti peal olevasse skripti faili tagasi ja asendan selle olemasoleva ID enda labori ID-ga. Nii, enne kui ma selle faili ära salvestan, siis ma igaks üks vaatan, et need apostroofid on korrektsed, sest vahel kui replace ida, siis ta võib need üle kirjutada. Antud hetkel tundub, et ta on korras ja salvestan selle faili ära. Vimmi puhul käib see siis :X-iga. Ja sellega esialgu on selle hosti peal meil toimingud tehtud. Kui see nüüd fail korrektselt meil täidetud sai, kui te soovite üle kontrollida, et need muudatused teil ilusti failiga salvestusid, siis soovitan korra chat'iga selle tulemuse teil ka ekraanile kuvada. Ja minul on siin MQ9 oli mu labori algus, nii et nüüd ma tean, et ka muudatused on korrektselt salvestunud. Ja selle hostiga ma praegu olen ühel pool, ehk siis siin käsurea peal ma praegu rohkem tegevusi tegema ei pea. Ja kolin edasi nüüd selle koha peale, ehk siis see esimene ots meil on tehtud. Nüüd on meil vaja ära hakata seadistama neid virtuaalmasinaid. Ja nende virtuaalmasinatega tuleb meil desktopi ja ruuteri peal teha tegelikult päris mitmeid toiminguid. Et ma alustan sellest, et kuna ruuteri peal tuleb kõige rohkem neid tegevusi, siis ma alustan kõigepealt desktopist, teeme seal need muudatused ära, nendesse template'idesse, mis teil ID peal kätte saadavad on tegelikult juba sellised näidisskriptid kopeeritud, ehk siis te ei pea seda kõike ümber trükkima hakkama või kopeerima. Et me hakkame tegelikult asendama neid vajalikke lülisid siit, mis on muudatuse tegemiseks vaja. Ja alustan desktopist, sest seal mul on vajalik muuta 2 faili. Ruuteri peal on neid ikka oluliselt rohkem. Sõltuvalt veel sellest, mitu kontrollskripti me ka teeme. Aga Virtual TA te võite samal ajal lahti jätta ja saame minna nüüd siia IT peale. Sellesse samasse vaatesse, kus meil on meie template'id, ehk siis virtualization ja templates. Vaikimisi ta juba on siin peal, te saate urli järgi seda ka aru. Ja valige siis siit välja need masinad,
siin me tegeleme puhtalt template'idega, et need muudatused, mis me siin nendesse masinatesse hetkel teeme, hakkavad siis mõjutama kõiki järgmisi käima pandavaid laboreid. Ehk siis, kui teil praegu juba oli mingi labor tehtud, kellelegi mingile kasutajale välja jagatud, siis nii kaua, kui me ei ole nendest uutest masinatest muudatusi teinud ja snapshot'e teinud, nii kaua veel see uutele kasutajatele ei kajastata. Nii et kõigepealt tuleb need muudatused läbi viia. Ja kuna siin on nad omavahel võrkudega seotud, siis ma markeerin ära siit oma 3 virtuaalmasinat, mis mul selle topoloogia järgi hetkel eraldatud on. Teil siin on kas siis Seminar 1 Ubuntu server, Seminar 1 Ubuntu desktop template või siis Seminar 1 Ubuntu router template. Ja nagu näha, siis on kõikidel siin tegelikult selline 3 komplekt. Ja nagu ma näen, siis suuremal osal on ka tehtud ilusasti snapshotid, mis on väga hea. Nii, valisin 3 masinat hetkel ja ma panen need kõik käima. Siin all, kui ma need 3 masinat ära markeerin, siis ma ei pea neid ükshaaval käima panen, vaid ma panen Linuxid ette nendele, mis ma tahan käivitada ja panen siit start. LabDev on natuke aeglane masin, aga läheb ennast ilusti välja. Nii, nüüd on see pilt pisut muutunud, siin on 3 minu masinat, mis ma käivitasin ja mul on võimalik nüüd kõikidele nendele masinatele ligi saada. Ja veel kord rõhutan, et need on template'id, need ei ole minu laborid, et ma ei ole käivitanud laborit, vaid ma tegelen praegu oma labori ülesehitusega ehk siis template'idega. Ja miks ma seda teen siit, et seda saaks teha ka PHP VirtualBoxi kaudu, aga kuna see on tegelikult võrdlemisi tülikas, siis on siin tehtud see elu pisut mugavamaks. Et mul on võimalik siit brauseri kaudu ligi minna ja remote desktopiga, et see teeb oluliselt asja kergemaks. Et praegugi ma võtan oma desktopisid ja lähen enda alla läbi brauseri selleks, et neid muudatusi teha. Nii. Hiljem, kui me hakkame ruuteri peal muudatusi tegema, kus meil on natuke rohkem kopeerimist vaja, siis ma näitan ette ka ühe teise variandi, kuidas nendele masinatele ligi saab. Nii, siin on natukene kettaga toimetab. Ja kui me ruuteriga toimetama hakkame, siis seal on kopeerimist pisut rohkem, et siia brauserisse väljaspoolt kopeerida ei saa, mis teeb seda tööd võib-olla pisut tülikamaks. Aga kohe näitan ka, kuidas siis hiljem saab seda teha lihtsalt SSH vahendusel. Serveriga me selle seminari jooksul tegelikult mingeid muudatusi ei teegi, et mida te võite küll kõikide nende masinatega teha lisaks sellele, et seal ära seadistada automatiseerimine, on ka näiteks uuenduste peale panemine, või siis VirtualBoxi extensionite peale panek. Tavaliselt ta pakub seda ka ise automaatselt, et see lihtsalt tagab kasutaja jaoks natukene parema kasutaja kogemuse. Et kui ta on uuendatud, muidu ta hakkab kasutaja käest seda küsima. Korraks veendun ka PHP VirtualBoxis, kas nendel masinatel on maha võetud 3D kiirendus, sest et see teeb seda süsteemi oluliselt aeglasemaks, et kui te ka siin oma masinaid VirtualBoxis loote, et siis kindlasti tasub maha võtta kõiksugused lisavidinad, sellepärast et muidu vahel võib juhtuda, et seda akent laeb väga kaua või siis ta teeb mingisuguseid kandilisi asju siia peale. Nii, aga praegu tundub, et ta tuli ikkagi ette. Natukene siin mõtleb. Vaikimisi on skript selliselt tehtud, et kui tegemist on template'iga, siis ta VirtualTA-d ei ava. Ja ta ei tekita siia desktopi peale kasutajale ka start ikoonikest, aga juhul, kui te hiljem selle sama labori peaksite käivitama labori alt, siis ta tegelikult, praegu isegi avab. Erisus on praegu maha võetud, aga uuematesse skriptidesse on sisse kirjutatud, et ta seda VirtualTA-d isegi ei ava, sest et template'ide puhul ta ei pöördu, ehk siis ta annab teile selline login-akna. Et ärge siis ära ehmatage, et kui laborisse lähete, siis tegelikult ta kuvab teile korrektse labori infoga selle. Et template'id käituvad pisut teistmoodi. Ja seetõttu on ka võib-olla labori materjalide testimise puhul natuke parem, kui seda testida käima labori peal, et kas mingid tšekid õnnestuvad või mitte, sest et template'i peal te lihtsalt ei näe seda progressi, kuidas teil ülesannete lahendamine läheb. Aga hetkel on siin vaja siis ära muuta 2 faili, millest ma juba enne korra rääkisin. Selle jaoks pean jälle avama terminali. Ehk siis need tänased toimingud tegelikult eeldavad päris palju ka niisugust Linuxi käsureal toimetamist. Korraks muudan selle taustavärvi ära, siis ta on valgega võib-olla pisut kergemini eristatavam. Nii.
panen pisut suuremaks veel. Nii, okei. Nii, oluliselt selgem. Nii, ja fail, mida me muutma peame, paikneb juurkasutaja kodukaustas, et ma lähen siit juurkasutajaks praegu sudo käsklusega üle. Kõik kasutaja nimed kõikide nende virtuaalmasinate template'ide peal on student ja student, juhul kui teil on vaja teha administratiivtegevusi. Et see on, kuna see on õppeplatvorm, siis ei ole siia pandud mingid kohandatud paroole. Nii, aga nüüd ma olen juurkasutajana siia sisse loginud, võtan kui ls-l-iga, vaata, mis failid mul siin on. Ja hetkel on mul siin fail, mis mind huvitab, on see virtual.tia.sh. Ehk siis jällegi üks skript, mida ma pean modifitseerima. Avan selle Vimiga. Vim virtual.ta.sh. See old on siit ilmselt jäänud lihtsalt vanast ajast, nagu näha on tema muudatused ka eelmise aasta algusest, nii et oluline on see fail siin, mis on igasuguste laiendite vaba. Ja need on juba valmis kirjutatud skriptid. Kõik nad on siin juhendis ka järjekordselt olemas. Juhendis on veel ilusti välja toodud, mis muudatused te tegema peate. Ma seda juhendi pealt hetkel vaatame hakka, et ma käin lihtsalt selle faili läbi. Ja neid samu asju võib kasutada samuti siis, kui te hakkate enda laborit püsti panema. Et siin on väga palju automaatikat juba sisse ehitatud. Nii, algus räägib siin sellest, kuidas kasutajale luuakse desktopi peale shortcut, et ta saab virtual.ta avada, juhul kui tal see mingil põhjusel ei avane või ta vahepeal kogemata selle X-ist kinni paneb, sest tavabrauserit avades see virtual.ta koos labori infoga ei avane, et siis tal on vaja suunata õige koha peale, et see tehakse selle skripti alguses ära. Ja siinkohal on siis, et ta korrektselt ütleks ka, et missuguse virtual.ta poole ta pöördub, siis siin on olemas URL, mille me peame hetkel ära muutma, sest praegu vaikimisi siin on devportal rangeforce.com, aga aadress, mille poole meie pöördume, nii, on itcollege.ee. Oih, vahepeal võib juhtuda see, et mingi klahv jääb siia, siin on kom ka veel lõpus. Hästi oluline on jälgida, et ei tekiks mingisuguseid kirjavigu sisse, sellepärast, et muidu hiljem neid taga ajada on päris tülikas. Ja itcollege.ee 8433. Nii, ja liigun allapoole, sest allpool on samuti üks koht, mida tuleb veel täiendada selle sama kohaga, ehk siis kui kasutaja labor käima pannakse, siis kõigepealt enne masinate käimapanemist kontrollitakse, kas see virtual.ta vastab, ehk siis kas tal reaalselt võrguühendus on juba olemas, kas tal on mõtet see masin üles laadida. Selleks, et kasutajale seda laborit kuvama hakata, siis ta pingib seda aadressi, seda virtual.ta aadressi 10 korral ja siis jätkab, kui tal õnnestub see. Juhul, kui tal ei õnnestu, siis ta küll mõne aja pärast annab alla ja teeb sul selle ikkagi lahti, aga ta sul laborit välja ei lae. Jällegi template'ide puhul ta seda ei tee. Nii et pange siia sisse it.itcollege.ee, et ta pingiks seda sama IT-masinat ka, et see kindlasti üleval oleks. Ja muus osas tegelikult siin hetkel rohkem midagi muutma ei pea. Lihtsalt tuli need 2 URL ära muuta. Seejärel salvestan selle faili ära. Ja nüüd muudan ka seda skripti, mis on juba konfiguratsiooni failide kataloogis etc, mis siis seda sama skripti faili käivitama hakkab, kui kasutaja labori stardib. Ja selle jaoks ma pean muutma sellist faili nagu etc:rc-local, rc.local, kui täpne olla. Ja see käivitab siis selle skripti automaatselt. Vaikimisi on see ridas ja juba sisse pandud, sest nagu ma ütlesin, need template'id on tehtud selliselt, et siin oleks juba teie eest võimalikult palju näidisasju ära tehtud, et ei peaks praegu väga palju kopeerimisega tegelema. Ja nagu te siin näete, siis siin skriptis ongi tegelikult ainult üks rida, mis ütleb, et kui sellel failil on käivitusõigus, siis pane lihtsalt see skripti fail käima. Ja siin me hetkel midagi muutma ei pea, see on kõik universaalne. Salvestan selle faili ära ja kuna ma vaatan, et siin hetkel ta uuendusi ka ei paku, siis ma praegu panen selle, tegelikult selle ma isegi jätan lahti. Mis on viisakas veel teha siis, kui te mingisuguseid modifikatsioone oma template'ide peal teete?
kuna need masinad tänu snapshotimisele hiljem jagatakse ka labori kasutajatele välja, siis kõik käsuajalugu, mis te siin teete, samuti näidatakse täpselt nii, nagu ta on selles template'is. Mis tõttu on lihtsalt hea viisakuse mõttes käsuajalugu tühjaks teha. Et kasutajad ei hakkaks, esiteks, et kasutajaid ei segaks see, mis te varasemalt teinud olete, ja teiseks võib-olla see annab ka liiga palju vihjeid, et missuguseid ülesandeid siin rakendatakse. Selleks on olemas history-C ja siis history-2V. Esimene siis puhastab ja teine kirjutab selle üle, ehk siis see puhastab selle platsi puhtaks ja seejärel kinnitab justkui selle puhastuse ka veel omakorda, ehk siis kirjutab selle faili tühjaks. Nii. Ja kui ma nüüd panen näiteks käskluse history, siis ta ainult kuvab mulle seda infot. 2 viimast, kuigi tegelikult ma olen siin juba päris palju toimetanud. Aga mis ma nüüd teen? Ma panen selle terminali akna kinni, Virtual TA jätan lahti ja panen selle masina kinni. Ja miks ma selle masina kinni panen? Selle jaoks, et hetkel mul ei ole siin rohkem toimetamist vaja teha ja iga muudatuse järel, mis ma teen, muidugi see ei tähenda seda, et kui te muudate 2 rida, siis iga 2 rea muudatuse järel te peate snapshoti tegema. Aga kui ma olen mingid muudatused selle masinaga lõpetanud, siis mul tuleb kindlasti teha snapshot sellest masinast. Ja kui te näete seda connection errorit, siis üldiselt masin on viisakalt suletud ja ma teen sellest desktopist snapshoti selleks, et minu kasutajatele kajastuks ka siis kindlasti see viimane seis, mida ma selle template'iga teinud olen. Ja kordan veel lihtsalt üle, et need muudatused, mis template'ile tehakse, et kajastatakse alati viimase snapshoti seis. Et kui te teete muudatused ära, aga snapshot ununeb, siis kasutajad näevad ikka seda vana seisu veel. Miskipärast ma sain värskenduse peale something went wrong, võib-olla lihtsalt süsteem on lihtsalt praegu natuke koormatud. Nüüd ta laadis mu masinad uuesti ette. Minu desktop on küll hetkel suletud, ehk siis kinni. Ja nüüd ma markeerin jällegi ära, ma ei pea seda otseselt markeerima, aga lihtsalt, et visuaalselt mul oleks kergem pisut jälgida. Ja siis ma teen sellest desktopist, kindlasti veendun, et siin on desktop, teen sellest desktopist uue snapshoti. Vajutan siit lihtsalt take new snapshot. Ja kui te selle ära teinud, siis te saate hiljem selle ajatempli järgi, mis siin kõrval on, veendud, et see on ka tehtud. Nii, hetkel ta veel laeb. Ja sellest serverist natukene veel rääkida, nii kaua kui see desktopi snapshoti tegemine mul laeb, siis serveri peal selliseid automaatskriptidega seotud muudatusi tegema ei pea. Serveri peal tuleb teha muudatusi sel juhul, kui teil on mingisugused spetsiifilised ülesandega seotud muudatused, mis te peate tegema. Näiteks kui võtta jällegi see kasutajate haldamise näide, siis kasutajate haldamise puhul näiteks teil on üks ülesanne, et kustutage ära kasutaja maali näiteks. Ja vaikimisi, kui ta enda kasutajal ühe ülesandena ei palu teha kasutajat maali, siis süsteemis vaikimisi seda ei ole ja kasutaja ei saa kunagi jõuda korrektse tulemini ja tal vaikimisi näidatakse, et see tulem on juba õige. Ja selle jaoks, et seda stsenaariumi sinna sisse natuke kirjutada, siis on hea, kui see kasutaja eelnevalt serveri peale ära teha, just nimelt template'i peale ja tegevusena siis hiljem ka see kasutaja ära kustutada. Või kui teil on vaja mingisugust tarkvara eemaldada või teil on vaja, et mingi tarkvara kindlasti peal oleks selleks, et mingisugune ülesanne teil õnnestuks nii, nagu te planeerite, siis samuti te saate need muudatused sinna serveri peale kasutajale juba eelnevalt ära teha. Aga muus osas Virtual TA seisukohast või siis template'ide haldamise seisukohast ei pea seal mingisuguseid lisaskripte peale panema. Aga seda serverit võib teil sellegi poolest tarvis minna. Nii, aga desktopiga ma sain oma skriptidega ühele poole. Nüüd tuleb liikuda ruuteri peale, mis siis on pisut keerukam, kus me saame siis oma esimesed automaatskriptid teha selleks, et neid ülesandeid kontrollida. Ja nii, siit nüüd, kui me ligi lähme, siis te saate seda samuti teha Open in Browser, aga nagu ma ütlesin, siis Open in Browseri puhul see kopeerimine lihtsalt ei õnnestu väga hästi. Ja selle jaoks on hea teha neid muudatusi läbi terminali. Aga selleks, et läbi terminali neid muudatusi teha, on vaja kõigepealt tekitada üks SSH tunnel läbi SSH proxy. Aga selleks, et seda SSH ühendust siia tekitada, on meil siis vaja esmalt teada SSH proxy aadressi, mille te sellest PHP VirtualBoxist leiate.
ja kui te lähete siit network'i alla ja panete Quest Network Adapters, siis näeb siit ära 2 aadressi. Üks, mis on siis see, mille poole me pöördume väljastpoolt ja teine, millega me saame siis oma masinatele hiljem ligi. Hetkel meid huvitab oma esmase ühenduse loomiseks ja veel kord rõhutan, et teil on vaja võtmepaari selleks, et sellele masinale ligi saada. Siis esmase ligipääsu saamiseks on vaja seda IP-d. Nii, võtan siit oma terminali lahti, ma õigemini võtan uue terminali. Nii, panen selle alt kinni ja tekitan sinna samuti SSH ühenduse. Nii, ja mitte lihtsalt nii, vaid panen siia ka -A ja -T. Kas seal on vaja? Muidugi, loogiline. Jaa. Nojah, enne kui ma siin mõtlesin, see IP-aadress on kuidagi liiga easy. Nii, okei, aga sel juhul ma pean ikkagi minema läbi LabDevi. Jaa, nii. Ja panen siia lihtsalt. Nojah, ma ei pannud tähele. LabDev, itcollege.ee. Nii, nüüd on kõik õige. Ja siin mul on ka ilmselt vähemalt -A-d võiks olla, ma panen siis juba T-ga. Nii, ja panen selle IP-aadressi. Ja nüüd ma lähen siis läbi LabDevi, kõigepealt lähen selle hosti peale, hosti pealt pöördun PHP VirtualBoxis oleva SSH proxy peale, mille kaudu mul on siis võimalik oma ruuteri poole pöörduda. Vaatame, kas see õnnestub ka, kuna ma võtmepaari juba korra kasutasin, siis ma saan edukalt siia sisse. Aga nagu ma ütlesin, siis eelduseks on see, et teil on meile lihtsalt oma avalik võti edastatud, et teil on ligipääs nii LabDevile kui ka sellele proxyle siis lõppkokkuvõttes. Ja kui teil see õnnestub edukalt, siis SSH proxy silt on siin. Ja nüüd ma lähen siis siit omakorda veel -T. Nii, panen selle siit korraks kinni. Ja enne kui ma selleni lähen, siis tegelikult mul oleks hea teada, mis on mu ruuteri, mu template'i ruuteri IP. Ma tegelikult tean seda peast, aga lihtsalt selle jaoks, et sellesse salvestusse võib-olla paremini see jääks, siis ma korra lähen login sinna sisse ja tuvastan selle IP-aadressi sealt, et mis on minu template'i IP-aadress, siis ma saan sinna ka ühenduse teha. Hetkel on ruuterile pandud ka kasutaja nimi ja parool student ja student, aga tegelikult kui te teete laborimaterjale, siis ei ole hea jätta ruuterile sellist kasutajat, mida teie õppurid või labori läbijad teavad, sellepärast et muidu nad võivad selle ruuteriga teha mingid toimingud, mis lõhuvad kas selle automaatkontrolli ära või mis siis lõhuvad selle süsteemi enda ära nii, et lõppkokkuvõttes see labor läheb täiesti katki. Mistõttu on hea tava panna siia tegelikult midagi keerukat, mida te ise küll teate, aga mida kasutajad ei suuda tuvastada. Õppeeesmärkidel on praegu pandud siis igale poole student ja student. Aga ma korra tahtsin vaadata if-configu IP-aadresse siit. Nii, ehk siis mul on hetkel vaja 172.16.129, aga lisaks sellele, et ma login siia sisse sellesse ruuteri template'i Guacamolega, saan ma selle info tegelikult ka siit PHP VirtualBoxist juba eelnevalt kätte. Ma pean lihtsalt üles otsima enda ruuteri. Minul oli see antud hetkel Clean Lab Templates grupeeringu all ja ma näen, et mul on siin Ubuntu ruuter Clean Template, see sama masin, mis mul ka Guacamolega lahti on. Ja avan siit samuti selle Quest Network Adapters. Ja siin ma näen, et tema see IP-aadress on 172.1.129. Vahel, mis võib juhtuda, ja tema sisemine aadress, see, millega ta suhtleb labori siseselt, on 192.68.6.254. Aga sellest me saame isegi pisut hiljem võib-olla rääkida, kuigi selle poole tihtipeale pöördutakse troubleshootimise eesmärkidel rohkem. Aga vahel võib juhtuda, et ei saa siit seda informatsiooni PHP VirtualBoxist, siis sel juhul on ilmselt sellel süsteemil puudu Quest Editionid või extensionid, mis võimaldaksid seda võrguinfot väljaspoolt saada. Mistõttu on oluline, et te teate, kuidas seda ka oma masinas leida. Nii, aga see must aken on siin väga pime ja raske on siit lugeda, nii et ma lähen oma terminali peale tagasi ja panen siit seekord niimoodi. Ja liigun siis edasi nüüd oma ruuteri peale läbi SSH proxy. Mul küsitakse turvaküsimus ka, et kas ma olen kindel, et ma tahan selle masina peale minna. Tahan küll. Ma läksin muidugi ruutkasutajana, kelle parooli ma ei tea. Ma korra panen siia lihtsalt vale parooli, et ta viskab mind välja, aga ma pean korraks selle kasutaja ära muutma. Ja selle
ruuteri peale samuti student kasutajaga ligi minema, sest et siis ma saan sealt edasi toimetada. Ja seda parooli ma tean. Ruudule vaikimisi Ubuntu süsteemides parooli ei määra, kui sa just ise seda ei ole teinud. Nii, läksin siis, näitan korraks seda käsklust veel uuesti. Läksin siis kasutades IP-d student kasutajana SSH proxy pealt oma ruuteri masina peale ja nüüd minu prompt muutus, ma olen student kasutajana ruuterisse sisse logitud. Ja kui ma nüüd tahan siin edasisi toiminguid teha, siis ma lähen jälle juurkasutajaks üle käsklusega sudo -i. Küsitakse mu käest student parooli, sisestan selle ja nüüd ma olen siis root@router ja ühesõnaga ma olen oma ruuterisse saanud edukalt sisse üle käsurea ja saan siin edasi toimetama hakata. Ja eelis siis praegu selle Guacamole puhul selle terminali aknaga on see, et ma saan siia edukalt kopeerida. Ja kuna me peame hakkama neid virtual TA koode kopeerima, siis nende trükkimine oleks lihtsalt hirmus tülikas, mis tõttu on võib-olla hea, kui me saame siit elu natuke mugavamaks teha. Jällegi ma panen seda teksti natuke suuremaks. Ja nüüd, kus me oleme ruuterisse sisse loginud, siis me peame hakkama tegelikult, see on kindlasti see koht, kus see juhendi kõrvalevõtmine tuleb abiks, sest et siin on kindlad sammud, mis tuleb teha ja hakkame siis otsast sisuliselt seda asja siin ajama. Juhendi pealt, kui te vaatate, siis üks asi, mida te tegema peate selleks, et need kontrollid ka edukalt töötaksid, on avaliku võtmepaari loomine, avaliku ja privaatvõtmepaari loomine. Selleks, et need skriptid, automaatskriptid, mida me kirjutama hakkame, saaksid ilma parooli küsimata ja taustal toimetada. Siin juba antud hetkel on see teie eest ära tehtud, privaatvõtja, avalikvõtja on olemas ja serveri peale on kopeeritud siis ruuteri juurkasutaja alt serveri ruutkasutaja alla antud hetkel see avalik võti. See tagab meile siis hiljem selle vaba suhtluse. Ja kui see osa on tehtud, siis me võime edasi liikuda juurkasutaja kodukaustas siuksesse kohta nagu your git repo. Selline kataloog on seal. Ja see your git repo on tegelikult, nagu ta nimigi võiks juba viidata, on ta selline lihtsalt näitlikustatud kataloog. Tegelikult on mõttekas siia panna kataloogi nimetuseks midagi, mis viitab teie enda laborimaterjalidele. Et kui ma näiteks olen teinud laboreid DevOpsi kohta, siis ma olen siia tekitanud kataloogi näiteks DevOps user management või DevOps file management või midagi sellist. Ehk siis see kataloog siin on lihtsalt hea, kui te kohandate enda labori nime järgi, teil on lihtsalt kergem orienteeruda. Ja miks ta siin on see git repo? Lihtsalt selle jaoks, et tagada, et need materjalid, mis te teete, ei läheks kaduma juhul, kui nende template'idega miskit juhtub, siis on mõistlik ära seadistada ka giti repositoorium siia, et need failid lihtsalt teil aeg-ajalt kuskile pilve välja tõstetakse. Hetkel me selle seminari käigus seda giti repositooriumi seadistust ei tee, aga te saate interneti vahendusel erinevaid lähenemisi uurida, et mida ja kuidas seda täpsemalt teha. Ja kui te siia kataloogi sisse vaatate, siis siin paikneb hetkel ka üks kaust, milleks on siis ruuter. Ja see loogika on lihtsalt selline, et kui te peate tegema erinevaid konfiguratsiooni muudatusi, siis on hea, kui te lihtsalt süstematiseerite enda jaoks ära, et need muudatused, mis ma desktopi peal teen, panen ma eraldi desktopi kataloogi, need, mis ma serveri peal pean tegema, panen ma serverisse ja need, mis ma ruuteri peal pean tegema, panen ma ruuteri kataloogi. Jällegi see aitab teil natuke seda süsteemi endal paremini organiseerida, natuke orienteeruda. Hetkel neid desktopi skripte me ei ole siia juurde lisanud, küll aga kui te hiljem tunnete, et te kohandate neid kuidagi väga spetsiifilisel moel, siis võite neid julgelt ka siia ruuteri peale paigaldada ja sel juhul siis seda giti repot aeg-ajalt uuendada. Aga mis me teeme, lähme siia selle ruuteri kataloogi sisse ja vaatame korraks, mis siin failis või õigemini kataloogis toimub. Hetkel on siin terve posu näitlikustatud faile, mida me siis hakkame modifitseerima ja õigesse kohta tõstma. Nii, ma arvan, et me alustame, nagu ma ütlesin, neid muudatusi tuleb siin päris palju, siis esimene koht, millest me võiksime hakata pihta, alustame nii-öelda välistest muudatustest ja liigume sissepoole, on see, et nagu desktopi puhulgi me muutsime niisugust faili nagu RC lokal. Võtame selle sama faili ka ruuteri peal lahti. Praegu ma hetkel vaatasin, kas ta on olemas, aga võtan ta Vimiga lahti.
ja vaikimisi teil on juba see informatsioon, mis on vaja ära täita hetkel siin olemas. Aga mida see RC Local endas sisaldab, on sisuliselt kontrolli, kas tegemist on template'iga või tegemist on konkreetse kasutaja laboriga ja sellest sõltuvalt siis ta kontrollib, kas ta paneb need automaatkontrollid käima või mitte. Ja see kontroll, kas tegemist on template'iga või mitte, on siin IF'i alguses ja toiming, mida siis tehakse, kui tegemist ei ole template'iga, siis käivitatakse süsteemne käsklus start checks, mille siis meie ise ära defineerime ja sellega siis automatiseeritakse nende automaatkontrollide süsteemne käivitamine, et me ei pea seda käsitsi tegema, vaid see tehakse meie eest süsteemi poolt ära. Hetkel on siin kõik asjad olemas ja see näitlikustamine, mida me täna läbi teeme, näitab, kuidas ära automatiseerida neid kontrolle lineaarselt. Ehk siis selleks, et järgmine loetakse õigeks, on vaja eelnev küsimus korrektselt vastata. Kui te tahate seda teha dünaamiliselt, siis dünaamiliste kontrollide sisseviimiseks soovitan toetuda juhendile, et ka see osa tekib sinna. Nii, RC Localis meil on informatsioon olemas ja see RC Local viitas meil siukse asja peale nagu start checks ja enne kui te, eriti kui te juhendile ka toetute, enne kui te seda vaatate, siis tegelikult on hea üle kontrollida, mis tüüpi süsteemiga teil tegemist on, kas sellisega, mis kasutab initit või systemd. Uuemad süsteemid kasutavad systemd, vanemad kasutavad initit ja sellest tulenevalt on natukene ka see konfiguratsiooniskriptid teistsugused. Et samal ajal, kui ma räägin, te võite vaadata ka juhendisse, aga selleks, et kontrollida, mis tüüpi süsteemiga teil tegemist on, siis pange selline käsklus nagu PS3 ehk siis process 3 miinus P. Ja ta kuvab teile protsessi puu ja kui te lähete selle protsessi puu algusesse, siis ta kuvab teile ära, kas teil on siin tegelikult 2 varianti, kas init või systemd. See ruuter, mille peal meie praegu muudatusi teeme, on siis init tüüpi süsteem ehk siis vanem süsteem. Võtan korraks lahti enda isikliku arvuti ja panen siin näiteks selle sama käsu PS3 miinus P. Liigun siia algusesse. Minu protsessi tabel on pisut suurem, aga minul on tegemist natuke uuema süsteemiga ja siin on alguses selleks tähistuseks mitte init, vaid systemd. Sellisel juhul ma pean valima selles juhendis teise stsenaariumi, kuidas ma edasi jätkan. Et ma lihtsalt toon siin selle välja ja ma korraks näitan ka, kuidas juhendis seda kohta eristada. Kuna see natuke võib segadust tekitada võrreldes muu asjadega, ülejäänud muudatused on lineaarsed, aga ma korraks näitan selle koha ära. Ahaa, just number 9, kus on siis start check skripti konfiguratsioon ja kui te kontrollite seda siis oma ruuteri peale, et siis sõltuvalt sellest, kas teil on init või systemd, vastavalt sellele siis te peate tegema oma skripti muudatused just nimelt selles startchecks.conf failis. Või siis teete üldse teenuse, kui teil on tegemist systemd-ga. Antud hetkel on meil tegemist initiga, mistõttu me läheme siis hetkel selle 9a versiooni peale. Ja kui teil on uuem süsteem, siis jätkate siit 9b pealt ja edasi number 10 läheb jälle kõik nii nagu ühtemoodi, ühesõnaga, et ei ole enam see süsteemi erisus nii oluline. Nii, aga lähen tagasi uuesti oma terminali peale ja sain teada, et minul on tegemist init tüüpi süsteemiga, mistõttu ma otsin oma automatiseerimisskripte sellisest kataloogist nagu etc init. Muidu ma otsiksin seda etc systemd süsteemi alt ja siin peaks olema mul nüüd selline fail, võtan korra selle punkti ära, nagu startchecks.conf. Et kui enne mul confi failis viidati startchecks'i peale, siis tegelikult viidatigi sellele konfiguratsiooni failile. Ja ma panen siia korraks tärni lõppu, kuna ma tahan lihtsalt kuvan selle nimekirja, mis vastavad sellele startchecks'ile, siis siin tegelikult on olemas startchecks.conf example ja siin on olemas ka selline asi nagu startchecks.conf override. Mida me peame tegema, kuna siia lõppu on pandud example, siis hetkel see süsteem ei oska selle startchecks'i poole korrektselt pöörduda. See esimene asi, mis me teeme, muudame selle nime ära. Ehk siis etc init ja startchecks.conf example ja võtan selle sama asja. Nii. Ja võtan ilma punktita lihtsalt, et ta oleks korrektse lõpuga.
Nii, nüüd on mul 2 faili. Tavaliselt tegelikult, kui teil on, mitte siin, vaid siin. Nii. Tavaliselt, kui te teete enda süsteemi nullist, siis vaikimisi teil ei ole neid konfi faile ette kopeeritud, mistõttu te peate ise kõik selle info juhenditest välja lugema. Ja praegu need on teil lihtsalt siia ette antud. Ja nii. Nüüd mul on olemas start-checks conf ja siuke asi nagu start-checks conf override. Korra vaatan sinna. Start-checks, võtan ta Vimmiga lahti. ETC init. Override. Ja see override sisaldab tegelikult endas ainult ühte sõna. Ta sisaldab sõna manual. Ja see on vajalik selle jaoks, et süsteemselt ei käivitataks neid skripte, vaid et meie enda seadistused, mis me teeme nende automaatskriptidega, kutsuksid need objective check'ide käimise esile. Ehk siis, kui ma siia hetkel manuali ei pane, seda override faile ei pane, siis süsteemselt käivitataks ka kogu aeg neid kontrolle. Et see võib süsteemi pisut koormata, mis mõttes on, mis tõttu lihtsalt on hea panna tekitada see punkt override fail ja kirjutada sinna manual sisse. Ja ise neid siis näiteks RC lokalis välja kutsuda. Ja võtan praegu nüüd siis selle etc init start checks.conf faili ja see fail on nüüd see koht, kus ma ütlen talle, et ta käivitaks minu automaatskripte ja sõltuvalt sellest, missugune on see järjekord siin nendel skriptidel, sõltuvalt sellest ta ka kontrollib seda tulemit. Ehk siis, kui ma võtan oma Virtual TA lahti, siis mul on kõik need objektiivid on väga spetsiifilise järjestusega, et mul on näiteks, et loo kasutaja, näiteks mul ongi siin konkreetselt automaatkontrolliga hinnatav. Nii, kasutaja, vaata, mul on siin kasutaja loomine, see on mu esimene ülesanne ja järgmine asi, mis tegelikult sõltub eelnevast, on selle kasutaja gruppi lisamine. Ja täpselt sellises järjekorras, nagu mul siin need uname'id ka ära kirjeldatud on, peaksid nad olema mul järjestatud selles startchecks.conf failis. Sest et siis ta kontrollib seda õiges järjestuses. Muidu võib lihtsalt juhtuda see, et kui te jätate kogemata vahele, siis enne kui see, näiteks oletame, et mul on siin 3. testiga kontrollitav ülesanne veel ja mul on järjestus kogemata nendel 2 viimasel tagurpidi, siis markeeritakse see roheliseks, kui on korrektselt tehtud. Teen selle ära, seda roheliseks ei märgita, kuna seda kontrollitakse alles pärast seda, kui mul see viimane siin oleks. Ja siis, kui ma saan viimase korrektselt tehtud, siis automaatselt määratakse korrektseks ka see viimane, sest et siis see lineaarne järjestus läheb talle paika. Ehk siis soovitav on, pange see järjestus siin start check'is sama, mis ta on teil Virtual TA-s. Siis on kindel, et ta tuleb teil lihtsalt järjest. Kui te aga teete mittelineaarsete kontrollidega õppematerjalid, siis ei ole tegelikult vahet. Siis ei reastata neid päris nii üksteise alla ja sel juhul ei ole see jälgimine nii kriitiline, aga kui teil on lineaarne kontroll, siis tuleb need järjestada tõesti nii, nagu on Virtual TA-s. Ja antud hetkel ma võin juba etteruttavalt ära nimetada oma skriptid siin, et siis ma tean, et mul hiljem tuleb neid 2 tükki, aga ma isegi mõtlen, ma arvan, ma teen isegi mõlemad ära. Nii, ehk siis ma pisut etteruttavalt toimetan selle failiga. Aga enne kui me sinna jõuame, siis siin on ka mõningane info skripti alguses ja ehk siis missugustel run levelitel seda skripti käivitatakse ja siin vahetatakse ära ka kataloog. Et siin kohal on hästi oluline, et kui te muudate selle your git repo või muudate ära mingisuguse kataloogi, kus te oma faili hoiate, siis on kindlasti väga oluline, et te sellega siin failis ära muudaksite. Muidu ta lihtsalt ei leia teil õigest asukohast neid faile ülesse. Et neid kohti, kus neid katalooge võib esineda, on tegelikult vist kõikides failides. Nii et kui te muudate mingid väärtused ära, siis käige kõik confi failid samuti üle. Ja siin on samamoodi, et tuleb see lab init faili puhul vaadata, et ta kõik korrektsesse asukohta saaks. Ja seejärel, kui te olete eksportinud sisse oma lab username'i,
siis tuleb hakata ära kirjeldama, kus kohas paiknevad teie skriptid. Ehk siis ka näiteks antud hetkel siin selle näite puhul on väga hea see erisus, et see näidiskript on praegu võetud ühe teise labori põhjal ja see labor oli HTTPS sec-git ja ülesande nii-öelda muud näidised on tegelikult your git repo. Ehk siis praegu antud hetkel juba tekiks siin konflikt, et kust kohast ta siis läheb initit otsima peaks ja kust kohast ta seda checker skripti otsima peaks. Ehk siis antud hetkel ma pean siin natukene ära muutma infot ja kirjutame siia asemele your git repo. Ahaa, siin on see 2 korda, nii et siin on veel siuke topeltrikiga pandud tähelepanu harjutus. Kuna teil on kloonid tehtud sama asja peal, siis tuleb teil see sama asi läbi teha. Jah, nii peaks vist ikka korrektne olema, ja eemaldan ära lihtsalt selle, mis siin vahepeal. Nüüd ta peaks olema korrektne, sest ma hakkan oma skripte koguma siia ruuteri kausta ja seejärel mul on siis võimalik ära nimetada see skripti nimetus, mida ma kontrollida tahan. Minu hea praktika või tava, mida isiklikult kasutan nende materjalide tegemisel, on see, et ma panen selle skripti nime, mida ma kontrollin samaks, mis on selle VTA-s nähtav uname, ehk siis see unique name. Ja seda unique name'i ma näen siin, ühesõnaga see on visuaalselt minu jaoks nähtav, tavaliselt ma kasutan ka siin selliseid unique name'e, mis viitavad mulle, missuguse kontrolliga mul tegemist on, juba ka sellepärast, et hiljem mul natuke lihtsam troubleshootida, ehk siis vigu otsida, kui miski pärast kontrollid ei tööta. Ja hetkel siin ka kasutaja loomine minu puhul esimene. Mul ei ole küll neid alumisi skripte hetkel veel tehtud, aga ma täidan selle faili juba ära sellise eeldusega, et ma tean, et ma kohe tekitan sinna need skriptid. Esimene on siis kasutaja loomine, kuna uname tal viitab sellele. Nii, ta muidugi ei pea nii pikalt neid kirjutama, aga ja teine rida, mis mul on siis selle kasutaja grupi lisamise kohta, panen selle ka siia, kuigi mul praegu on hetkel lihtsam seda kopeerida. Nii, vaatan, mis mul see teine test on. Kasutan jällegi seda uname'i, mida mulle siis virtual TA's kuvatakse, kui this step can be referred to as sudo grupp. Võtan selle sama sudo grupisid, ma isegi saan seda ilusti kopeerida. Panen siia .sh lõppu ja ühtlasi panen siia lõppu toru või siis pipe ja true. Ja see on vajalik selle jaoks, et juhul, kui ta mingisuguse vea annab, et siis ta igal juhul väljastaks selle tõese väärtusena, et ta seda kontrolli jätkaks. Sest see, kuidas neid objective check või õigemini neid check korrektseks markeeritakse, on ühe teise skripti sees, aga kui sa seda true'd järele ei pane, siis kui ta esimesel korral õiget vastust ei saa, siis see tulemus on false ja ta ei jätka enam seda kontrolli. Et seetõttu on see et oleks igal juhul see tulem oleks true, et ta jätkaks seda kontrolli, et ta ei läheks siit süsteemist välja, sellest skriptist välja. Nii. Ja praegu ma rohkem siia juurde ei pane, sest mul on selles virtual TA's ära kirjeldatud ainult 2 kontrolli, kasutaja loomine ja sudo grupp. Ja neid muid asju siin all ma hetkel muutma ei pea. Salvestan selle ära. Ja nüüd on mul start checksi sees info olemas, ehk siis RC lokaliga pannakse mul see teenus käima. Teenusega kontrollitakse, õigemini pannakse käima mul 2 kontrolli, kasutaja loomine ja sudo groups. Ja mul on ära ka öeldud, et seda skripti süsteemi poolt ei käivitataks, vaid seda tehakse siis, kui me seda välja kutsume. Ja nüüd ma siis saan minna liikuda edasi juba nii-öelda natuke kitsama ringi poole, ehk siis ma lähen sinna your git repo ja ruuteri kausta tagasi. Ja hakkan nüüd konkreetsemalt seadistama neid faile, mis on siis mul konkreetse objektiiviga näiteks rohkem seotud või laboriga seotud. Et siin all on näha ka see RC lokal ja startchecks.conf. Need on siin selle jaoks, et jällegi seda git repole viitavalt, et kuskil säiliks, mismoodi selle konkreetse labori jaoks need muudatused seadistatud on. Et kui mul tekib siia väga pikk nimekiri erinevatest tšekkidest, näiteks ühes viimases laboris mul oli kas äkki 21 kontrollskripti. Ja see nimekirja juba taastamine tegelikult võtaks mul päris palju aega, et selle mõttes on hea lihtsalt tõsta need sinna giti reposse kokku. Aga nüüd on meil vaja, ütlen kohe, nüüd on meil ära vaja veel parandada või täiustada 3 faili.
see õigemini 3 skripti, nad on siin hetkel markeeritud niisuguse neoonrohelisega, mis ei ole võib-olla kõige paremini loetav, aga oma arvutis te näete vast paremini, on objectivechecks.python, see on siis Pythoni skript ja 2 bashi skripti. Üks on siis läheb init ja teine on example check. Objective checks on siis selle jaoks vajalik, mis paneb meie objektiivite kontrolli niisuguse süstemaatilise poole sinna juurde, mis on universaalne kõikidele objektiivitele. Ja example check on siis see, mida ma hakkan konkreetse ülesande kontrolli jaoks täitma. Ja läheb init õigemini .sa on siis selle jaoks, et ära defineerida jällegi, et see konkreetne ruuter peab pöörduma selle konkreetse virtual TA poole, selle konkreetse labori poole. Et ta teaks, kust kohas neid rohelisi linnukesi korrektseks lugeda ja kust kohas neid U-name'iga korrektseid tšekke võtta. Ja ma arvan, et me alustame sellest objective checksist, kuna siin on oluliselt vähem täiendada kui nendes 2 teises. Ja ma ütlen veel siia juurde ära, et see läheb ini fail, mis siin on, selle võib antud hetkel ära eemaldada, sest et läheb .ini just, mitte läheb init.sa, aga see läheb ini, mis ei ole skript, vaid on tekstifail. See tegelikult template'i puhul ei mängi rolli ja tekitatakse labori puhul selle läheb init skripti abil. Ehk siis antud hetkel võib selle läheb ini julgelt siit ära eemaldada. Hiljem labori puhul ta niikuinii tekitatakse sinna ise. Sel juhul me praegu siit midagi välja liigutama ei pea, me peame lihtsalt selles objective checksis korrektselt asukoht, selle läheb initi asukoha ära kirjeldama. Ja võtamegi selle Pythoni skripti lahti. Võtke siis jälle Vim või Nano, kuidas teil endal mugavam on. Ja siin on nüüd siis suurem Pythoni skript. Ja võtame siit kohe nii-öelda algusest peale, kust meil on vaja muudatused läbi viia. Kui me ei eksi, siis tegelikult siin ongi vist ainult ühes kohas muudatus vaja teha, see sama läheb ini. Ehk siis me peame siin selle config file name'i puhul ütlema talle, millisesse asukohta ta laboris selle läheb ini, ehk siis selle koha, mida ta konkreetse labori kohta ütleb, et selle virtual TA poole pöördu, sellise labori poole ja nii edasi, mis läheb initiga ühel hetkel tekitatakse, et kuhu kohta see fail konkreetselt labori puhul ka tekib. Ja siin on nüüd see koht siis, kus ma pean ruuter kirjutama, saan õigesti aru. Siis ta on läheb initiga õiges kaustas ja ta oskab suhelda seal siis õige virtual TA-ga. Ehk siis antud hetkel siia ma pean juurde kirjutama router läheb.ini. Kui ma seda ei muuda, siis sellisel juhul peaksime selle läheb init.sa faili liigutama ruuteri kataloogist välja, ehk siis, et nad oleksid samas kohas. Siis on vähemasti kõik korrektne ja ta pöördub õige koha peale. Korraks lähen veel siit alt läbi, vaatan, et ega ma ei ole midagi 2 silma vahele jätnud. Aga praegu tundub, et ei ole. Ehk siis siin failis objective checks, mis tegeleb siis kontrollide läbiviimisega, muudan lihtsalt ära siit selle ruuteri, õigemini läheb ini asukoha, mis siis tekitatakse läheb init failiga. Salvestan selle ära, võtan korra uuesti oma nimekirja ette, objective checksiga on mul nüüd korras ja võtan ette selle läheb initi enda, enne kui ma hakkan oma konkreetset kontrolli kirjutama. Nii, võtan selle Vimiga lahti ja siin tuleb mul nüüd natuke rohkem muudatusi sisse viia. See on nüüd see põhjus, mille jaoks oli vaja just üle SSA selle ruuteri peale minna, et me hakkame siin natuke rohkem nüüd kopeerima. Nii, see osa on siin algus, nii läheb username, selle ta võtab teil BIOSist ja BIOSi version ja nüüd ta otsib, nii ma mõtlengi, kust otsast seda selgitada, et miks see alguses siin on. Ja siin hiljem ka, kui te vaatate, siis siin on olemas mingisugune if-kontroll ja if-i sees on tegelikult 2 täpselt sama ID-ga laborit. Selle eesmärk tegelikult on see, et vahel need template'id, mida me kasutame, neid on võimalik ka korduv kasutada. Et oletame, et ressursi kokkuhoiu mõttes on neid mõttekas korduv kasutada,
Toon jällegi näite näiteks DevOpsi labori pealt, et kui mul on kasutajate haldus ja failiõigus ja need ülesanded, mis ma seal ära teostama pean, ei ole teineteist segavad. Ehk siis ma pean muutma mingil failiõiguse ära, aga mind ei sega, kas seal on kasutaja Mari olemas või mitte, siis ma saan tegelikult neid samu template'e põhjana kasutada. Et ma ei pea selle jaoks eraldi hakkama jälle 3 masinat kloonima ja neid siis otsast peale seadistama. Et seetõttu mul on võimalik siin alguses tegelikult talle ära öelda, et missuguse masina poole ta pöördub. Ehk siis ma saan siin natukene mängida sellega, et samu template'i põhju kasutades erineva labori poole pöörduda. Küll aga ei ole praegu sellist funktsionaalsust minu arust mitte ühegi labori puhul rakendatud. Hetkel on kõik laborid siiski jäänud individuaalsete template'ide peale lihtsalt juba seetõttu, et funktsionaalsus, mida seal pakutakse, peab kattuma. Või selles mõttes, et funktsionaalsus, mida seal pakutakse, ei tohi teineteist segada ja tihtipeale nad segavad. Ma peaks panema oma masina kohta mingisuguse tunnuse, mille järgi tal on hea orienteeruda, et kui ta näeb seda nimes, siis ta teab, mis edasi teha. Ma vaatan korra, mis nimetusega mul on. No ilmselt router või see väga ei mõjuta. Ubuntu on ka suhteliselt universaalne. Ma kasutan seda sõna clean siin antud hetkel. Kui kellelgi on mingi spetsiifiline, näiteks teil on siin seminar 1, et kui sisaldab endas seminar 1 sõna, siis pöördu selle ja siis kelle oma see seminar 1 parasjagu on, siis tema saab kirjutada sinna oma labori ID või kellel on näiteks seminar 6, tema saab võtta siis jälle enda konkreetse Virtual TA ID ja siduda sellega. Minul antud hetkel tuleb siia siis sõna clean, et kui ta kohtab kuskil seal sõnas template'i nimes clean, siis ta teab, et ta peab pöörduma minu õige labori poole. Ja kuna hetkel mul ei ole siin erisust erinevate laboritega, ma tahan, et ta igal juhul pöörduks minu näidislabori poole, siis ma lähen jällegi backi ja täidan ära seal praegu ainult enda ühe laboriga seotud ID. Antud hetkel ta on küll topelt, mis võib pisut segadust tekitada, aga kuna me seda just äsja kirjeldatud funktsionaalsust ei kasuta, et meil kasutame samu ressursse erinevate laborite jaoks, siis ma panen lihtsalt topelt selle sama info siia. Nii, ühes kohas juba on. Ja panen teises ka. Ei olegi tegelikult selle peale väga mõelnud, aga praegu mul on template'i nimetus ja labori masina nimetus on erinev. Nii et ma arvan, et sul tegelikult on õigus, ehk siis siin mul antud hetkel ei peaks mitte clean olema, vaid ma peaksin otsima üles IT-st selle koha, kus ma näen, mis nimetusega ma laborit seadistades oma tulevased masinad nimetasin. Ehk siis ma lähen siit Manage Labs ja võtan näidislabor ja edit info. Ja vaata, mis mul see algus on. Jaa, täitsa õigus. Ehk siis hiljem tekitatakse mulle masin siis lõpuga minu kasutaja nimi veel. Ehk siis siuke unikaalne nimetus võrreldes teiste laboritega on siis Naidis labor mul antud hetkel. Ja samamoodi teil ilmselt on, ma arvan, et seal jääb ikkagi see seminar 1 või seminar 6 kehtima. Või tegelikult ma ei tea, isegi siin ei ole vist, võtame siit mingi muu näite. Võtame näiteks selle Hannese oma. Vaatame. Hannese puhul siis näiteks oleks see unikaalsus oleks näiteks Hannes, mida siia faili sisse kirjutada. Ja teistel siis ka näidis, võtame näiteks Edmundi oma, vaatame, kuidas tema nimetanud on. Temal on ka, näiteks Edmund on unikaalne. Et hetkel on küll kõik nimed sisse pannud, kõik saavad kuulsaks praegu. Aga jah, ühesõnaga, et tuleks panna pigem selle masina nimetus, et mina siin hetkel ekslikult panin template'i nime. Naidis labor oli siis minu puhul see muudatus. Panen siia veel ka selle sidekriipsu lõppu, kuigi antud hetkel see ei ole kohustuslik, sest grep otsib ka ilma selle sidekriipsuta, kui ta juba Naidis labori sealt leiab. Ja ID-de puhul jäi see samaks. Ja nüüd lähen siia alla ka, kus ta siis tekitab mul hiljem süsteemselt selle lab ini-faili. Ja selle jaoks ma pean siin ka natukene infot muutma vastavalt siis oma korrektsele Virtual TA-le. Ja selle jaoks pean minema jälle Virtual TA peale. Ma võin muidugi kasutada ka seda sama hosti faili, aga ma lihtsalt korraks käin selle osa veel üle, sest et see on oluline koht, mida meelde jätta. Ehk siis manage users ja võtan siit selle LabBot kasutaja tokeni, kopeerin selle ja asendan siit siis selle teise selle nimega. Panen ennast replace mode'i
panen paste ja liigun siia alla ja muudan ära ka selle urli siis enda Virtual TA-le sobivaks, mis meil siis antud hetkel oli itcollege.ee 8433. Nii, nüüd korraks kontrollin üle. BIOS version, näidis labor, kindlasti apostroofid peavad olema, mõlemad need ID-d peavad kattuma, olema korrektsed need, mis mul on üleval defineeritud, token ID, boti oma ja itcollege.ee 8433. Ja salvestan selle muudatuse ära ja nüüd on mul ka lab init korras. Ehk siis nüüd ma olen suutnud ära seadistada kõik konfiguratsioonifailid, mis mul on vajalikud selleks, et üldse see kontrollimista osa tööle panna. Ja nüüd ma pean hakkama kirjutama siis konkreetseid kontrolle oma ülesannete kohta. Ja selleks ma lähen jälle siia Virtual TA peale tagasi ja vaatan, mis minu ülesande püstitus üldsegist oli. Panen siit käe peale, lähen oma Objective'i peale, võtan oma esimese stepi, mis on siis testiga kontrollitav. Nii, ja ma näen, et minu ülesanne on luua serverisse uus kasutaja nimega Juku ja pean talle panema parooliks 1234 Juku. Ehk siis, kui üks osa sellest labori tegemisest tegelikult ongi nende ülesannete välja mõtlemine, mis vahel tahab väga loomingulist lähenemist ja kui siuke nagu ülesannete välja mõtlemine on valmis, siis mõnikord on muidugi ettenägelik inimesi, on neid, kes mõtlevad nii-öelda siis tagantjärele. Ehk siis, kui te oma ülesandeid välja mõtlete, siis te võiksite tegelikult paralleelselt juba mõelda ka, kuidas te neid hiljem kontrollima hakkate. Antud hetkel kuna ma lihtsalt olen konkreetselt kursis, kuidas seda kontrollida saaks, siis mul on juba ideid, kuidas ma seda oma automaatkontrolli kirjutada saan. Sest kuna ma tahan, et kasutaja teeks seda Linuxi käsurealt, siis ma kontrollin tema tulemid ka serveris Linuxi käsurealt. Ja uus kasutaja nimega Juku. Parool mind antud hetkel ei huvitanud, see oli täiendav info kasutaja jaoks, aga ma tahan veenduda, et kasutaja on serveri peale teinud kasutaja Juku. Ja selle jaoks ma pean natukene teadma Bashi käsklusi. Ja ma võtan oma selle example checki ja esimene asi, mis ma teen, kuna see mul siin nii-öelda example check, siis ma muudan ta nime ära. Ma panen talle nüüd selle nime, mille ma panin sinna etc init startchecks.conf faili ja mul oli siis kasutaja loomine.sh. Ehk siis nimetan lihtsalt ringi. Ma võin ka kopeerida, aga hetkel ma nimetan ringi ja hiljem hakkan siis selle põhjalt teisi kopeerima, sellepärast et mõtlen. Tegelikult vist isegi on võib-olla hea, kui ma kopeerin, sellepärast et selle konkreetse näite puhul ei ole vahet, sest et mul on niikuinii ainult 2 kontrolli, aga lihtsalt parema praktika huvides on mõttekas see example check näidis materjal alles jätta, sest äkki ma ühel hetkel teen mingisugused kohandused oma skriptidesse, mis teevad lihtsalt, lähevad väga erinevaks sellest, mis on vaikeväärtus, et siis on võib-olla hea see vaikeväärtus alles jätta, et ma teen tast lihtsalt koopia. Ja kui ma talle kuskil ei viita, siis tegelikult ta kuskil ka jalgu ei jää, nii et mul võib siin täiesti vabalt see fail olla. Aga teen sellest koopia ja mul tekib siia siis juurde kasutaja loomine ja nüüd ma avan selle Vimiga ja hakkan siis tegema oma automaatkontrolli konkreetselt kasutaja loomise kohta. Siin alguses on mõningane kommentaaride koht. Ma arvan, et need kommentaarid te võite ka endale sobivaks muuta. Siin on HTTP Security Lab Objectives. Ma panen script for checking NIDIS labori objectives. Ja objective name. See on veel eriti hea, kui te panete korrektse objective name'i, sest et siis teil on hiljem jällegi vigade otsimise puhul hea järge pidada, et missuguse konkreetse objektiiviga see seotud on. Ja kuna siin üle SSA saab copy-paste edukalt kasutada, siis ei pea neid trükkima, nii et panin siia automaatkontrolliga hinnatav kasutaja ja test. Et see on, ma hiljem suudan selle järgi siis orienteeruda. Antud hetkel siia on autori info ka, jätan need mõlemad siia alles. Ma võin selle kuupäeva näiteks ära muuta ja panen selle siis tänase kuupäeva 25.01.2017. Ja versioon võib tal 001 olla küll.
ja siis hakkab see kirjeldav osa, kus me hakkame siis muutujaid kirjeldama selle konkreetse objektiivi kohta. Hetkel siin on HTTP inst, aga ma panen siia enda objektiivi nime kirjeldusse, sest et siis ma jällegi saan paremini orienteeruda. Mul oli kasutaja loomine. Nagu näha, siis siin trellidega osa on kommentaar, nii et ma võin sinna hetkel panna ka midagi muud, aga ma lihtsalt endale panen selle nii-öelda verstapostina kirja. Nii, siis algab logimise osa. See logimise osa siit midagi hetkel muutma ei pea, küll aga on hea lihtsalt teada, et need kontrollid, mis te teete, et kus kohas neid nii-öelda troubleshoot'id, ehk siis kus kohas te leiate nende kohta infot juhul, kui mingid checkid ei toimi. Üks koht on siis see var log lab checks, mis koondab kokku tegelikult kõik need kontrollid, mis te ära kirjeldate siin. Ja teine koht on see, kus tuuakse välja siis ainult konkreetse, siin on teistmoodi tehtud. Ei ole, üks koht on veel. Või siis te vaatate konkreetselt selle konkreetse objektiivi kontrolli kohta. Sest et kui see checker fail käima läheb, kui tal õnnestub edukalt see check nii-öelda roheliseks märkida, siis ta tekitab temp kataloogi sellise faili, see oli nagu check file. Ja sinna check faili ta kirjutab siis sisse kommentaarina selle, kas see oli edukas või mitte edukas, sõltuvalt sellest, mis te hiljem siin ära ise kirjeldate. Ehk siis need 2 asukohta on väga head selleks, et hiljem tuvastada, kui teil mingid checkid ei tööta. Üks on var log lab checks.log ja teine on siis temp kausta tekitatav fail. Ja siin kohal on ka nüüd jällegi parem orienteerumise mõttes panna see faili nimeks, mis on see objektiiv, mida ta kontrollib. Et mul on siin, väikeste tähtedega on, ma arvan, parem kasutaja loomine. Ehk siis hiljem mul tekitatakse temp kausta selline fail nagu kasutaja loomine, kui see kontroll on edukalt läbi läinud, ehk siis kasutaja on tulemi kätte saanud. Ja nii kaua, kui kasutajale õnnelikult on asjadega valmis saanud, nii kaua seda faili sinna ei teki. Just. Ja mõnikord ka, kui te seal probleeme tuvastate, siis aeg-ajalt võib juhtuda, et te peate seda temp-faili seal ära kustutama, et see kontroll uuesti käima läheks. Aga see on juba nii spetsiifiline veatuvastus, et sellel ma hetkel pidama ei jää väga pikalt. Nii, seejärel tuleb meil ka mõningad parameetrid ära kirjeldada veel. Vahetatakse siin kataloogi. Nii, väga hea. Võtan siit selle DevOpsi eest ära. Tuleb teil ära kirjeldada, kus kohas paikneb, millise IP-aadressi peal paikneb teie masin, mille peal te tulemusi kontrollite. Antud hetkel mul on pandud siia server, sellepärast et põhilised toimingud, mis minu ette nähtud laboriga tehakse, on see, et kasutaja läheb desktopi pealt SSH-ga serveri peale, et teeb oma toimingud seal. Mis tõttu minu jaoks on oluline teada seda serveri IP-d ja see on vajalik selle jaoks, et hiljem, kui kontrolle tehakse, siis kontrollis pöördutakse selle IP-aadressi poole, et neid kontrolle läbi viia. Et kui ma peaksin mingil põhjusel, ma ei tea, on mul mingi 3. masin veel, mingi target näiteks, ja targeti IP-aadress on 192.168.6.3, siis ma peaksin targeti kontrollide jaoks selle aadressi ära muutma. Ja tegemist on muutujaga, ehk siis piisab, kui te ühes kohas ära defineerite, et kus kohas ta neid kontrolle läbi viib. Et kui te siin ära muudate, siis hiljem allpool on see koht täidetud muutujate või nagu selle muutuja väärtusega, mitte IP-ga. Siis nii tšekkida vaheline periood, kui kaua ta magab, või ehk siis kui kaua ta ootab, millal ta järgmise tšeki käima paneb, jällegi te enda modifitseerida. Ja seejärel tuleb kriitiline koht, ehk siis uname, ehk siis objective name in virtual TA. Ehk siis see koht, et kui meie lähme oma objectivist või õigemini stepi peale, siis see koht, kust kuvatakse meile, et this step can be referred to as. Ja see on see uname, mida me ära kirjeldasime. Võtan siit jälle copy-pasta, kasutaja loomine ja selle HTTP S-installi asemel panen siia enda selle objektiivi. Ja siin puhul on hästi oluline, et see oleks õige, või tegelikult ma ei tea, kas ta on tõusutundlik või ta ei ole. Üldiselt ma olen pannud ta täpselt nii, nagu ta on, et pigem kasutada väike tähti, kui ei ole kindel. Nii, seejärel on siin jällegi kommentaar, mida selle kontrolliga tehakse. Ma panen eesti keeles siia ka, luuakse uus kasutaja juku. Ehk siis mida see kasutaja seal toimetama hakkab. Ja seejärel tuleb siia
funktsiooni nimeks ma panen jällegi siinkohal suure tähega kasutaja loomine. Ja nüüd hakkab siis see koht, kus ma saan oma tšekki kirjeldama hakata. Enne kui ma selle tšekini jõuan, ma korra lähen siia selle funktsiooni lõppu ja täidan ära siit selle osa, et ma kindlasti ei unustaks lihtsalt pärast. Ja panen siia lõppu ka selle kasutaja loomine. Sest mul alguses oli ka, kui ma skripti lahti tegin, siis ma panin sinna kasutaja loomine ja nüüd ma panen selle siia ka. Huvitav, et okei. Ja nüüd lähen tagasi siia funktsiooni sisse ja nüüd ma hakkan siis, jõuan selle koha peale, kus ma pean ära kirjeldama, mida mul selle serveri või süsteemi peal kontrollima hakatakse. Ja seda tehakse SSA käsklusega niimoodi, et ei logita sisse, vaid lihtsalt SSA käsklusega käivitatakse mingisugune tulem või mingisugune käsklus, kontroll mingi käsk, bashi käsu kujul ja kontrollitakse, mis on selle käsu tulemiks, ehk siis õigemini väärtus või tagastuskood. Ja tavaliselt, kui asi on korrektne, ehk siis ta väljastab korrektse tulemi, siis näiteks ei anna veateateid, siis see väärtus on enamasti 0 ja kui ta väljastab mingisuguse veateate, mis iganes põhjusel, kas väärtust ei tule, käsklus on valesti sisestatud või mis iganes, siis ta tagastab suurema väärtuse kui 0. Ja selle kohta on siia alla pandudki siis kontroll, et kui mina siit tahan kontrollida nüüd, mul on siin mingisugune näide ees, aga ma tahan kontrollida. Nii, kus ma nüüd oma kursoriga kadusin, et ma asendan selle näidiskäskluse, mis mul siin on. Asendan enda kontrolliga näiteks, et ma loon kasutaja Juku ja ma pean kontrollima, kas see kasutaja Juku eksisteerib, siis selle jaoks on olemas väga hea käsklus nagu getEnt, passvd ja Juku. Vaikimisi tagastab see käsklus mulle ühe rea, mis ta võtab etc passvd failist selle kasutaja informatsiooniga, kui seda kasutajat ei ole, siis ma saan vead, siis ta õigemini tagastab mulle tühja prompti, aga see on ikkagi teise väärtusega kui 0, enamasti ta on 1, mis viitab siis 0-st suuremat, ehk siis see ei ole korrektne tulem. Kui ta tagastab mulle selle Juku rea, siis ta tagastuskood on tegelikult 0 ja see on siis korrektne. Ja kui mul on kogemata siin näiteks getEnt kirjutatud lahku või midagi sellist, siis ta annab mul jälle 0-st suurema tagastuskoodi ja siis ma saan edasi korra toimetada. Selleks, et natukene selgitada, mis asi see tagastuskood on, siis ma korraks teen ühe näite läbi. Võtan selle sama getEnt käskluse, passvd ja ma vaatan, kas siin on näiteks root. Asendame selle Juku näiteks sõnaga root. Nii, panen selle käskluse ja vaikimisi tagastatakse, kuna kasutaja on olemas, tagastatakse mulle etc passvd-st selle kasutaja kohta käiv informatsioon. Ja kuidas ma nüüd selle tagastuskoodi saan, mille järgi kontrollida, kas see tulem on positiivne või negatiivne, kasutame selleks sükest asja nagu echo, dollar ja küsimärk. Ja nagu te näete, siis tulemiks on antud hetkel lihtsalt 0. Ta ei ütle mulle, et mis see väärtus on, ta ei ütle, kas see on Juku, on see root, on see midagi muud, ta lihtsalt ütleb, et selle konkreetse käskluse tagastuskoodi, ehk siis tulem on kas positiivne või mitte ja hetkel on ta positiivne, tulemiks on 0. Nüüd ma tekitan siia vea olukorra, ehk siis ma ruudu asemel kirjutan rood, mis ilmselgelt tagastab mulle hetkel tühja prompti, ta ei anna mulle ka veateadet. Vaatan nüüd selle käskluse, root asemel rood, asemel tagastuskoodi. Nüüd, kuigi ta mulle veateadet ei kuvanud, on tagastuskood 2. See on 0-st erinev, see ei ole enam korrektne, järelikult on midagi muutunud. Ja võtan näiteks midagi sellist veel, et tekitan siia lihtsalt syntaksi vea, siis ta ütleb mulle lausa, et ma saan mingisuguse veateate, võtan oma selle echo $18 ja ma ei tea, mis numbrid mul silmad loevad mingit muud asja, $ küsimärk ja nüüd ma saan veateatele oma see koodi 127. Ehk siis sõltuvalt sellest, mis on see tulem, kas korrektne või midagi muud, saan ma kas 0 või 0-st suurema numbri. Ja sellise kontrolli põhjal kasutatakse ka siin seda loogikat, ehk siis kui getEnt passvd Juku mul serveri peal, sest ma ennegi kirjeldasin ära oma serveri IP, tagastab mulle siin if kontrollis 0, siis järelikult ta tagastas mulle selle serveri peal getEndi puhul selle korrektse rea ja mis edasi juhtub on see, et kuvatakse rida kommentaariga siis
siin ma Apache has been installed, saan mingisuguse endale sobiva info panna. Näiteks panen Juku on, või kasutaja Juku. Pannakse juurde ka kuupäev, mis hetkel see skript selle konkreetse eduka rea on loonud ja ta tekitab siis selle check faili. See, millest me enne rääkisime, mis tekitatakse juhul, kui linnuka on nii-öelda roheline, korrektne tulem ja pärast seda enam siis kontrolli uuesti läbi ei lasta, sest et tulem on juba õige. Ja seejärel, kui see check fail on loodud, pannakse käima siis ka see Pythoni script objective checks ja markeeritakse virtual TA's selle uname'i põhjal selle uname muutuja põhjal õigeks ka virtual TA's see tulem, ehk siis see linnuke tekib sinna. Ja juhul, kui mingil põhjusel see õigeks markeerimine ei õnnestu, siis saadetakse logifaili peateadet fail to run objective checks ja siis saab juba edasi vaadata, mis on see tegelik põhjus, kas objective checks'is on midagi valesti või siis lihtsalt seda faili ei ole või mis see tulem seal olla võib. Ja seejärel väljutakse lihtsalt sellest if'ist. Ehk siis see on see nii-öelda positiivne stsenaarium, et tulem oli korrektne, kirjutan logifaili, et hurraa, minu, ma ei teagi, kasutajan loodud sellisel kuupäeval ja check fail on olemas, rohkem kontrollida pole vaja. Piisab ühest korrast. Ja muul juhul, kui ta ei saa seda nulli, saab ükskõik midagi muud, siis kirjutatakse logisse. Nii, kasutajad pole loodud. Ja pannakse kuupäev ja see käib siis põhimõtteliselt nii kaua, kuni see kontroll käib siis iga 5 sekundi tagant, nii kaua, kuni siis kasutaja lõpuks on loodud ja see check file ka tekitatakse. Ülejäänud aja ta lihtsalt kirjutab logisse ridu juurde iga 5 sekundi tagant. Kasutajad pole loodud. Vaatan, kas mul on siin kõik asjad ilusti olemas. Nii, näidislabor, automaatkontrolliga hinnatav, 25.01. Start, kasutaja loomine, logimine. Need read, millest me enne rääkisime, siis pannakse siia varlog labchecks.logi ja see temp kasutaja loomine on siis see check file, mis luuakse, kui tulemus on, eks ole, roheline, et need on nüüd need 2 otsa, mis omavahel kokku viia. Ja kui see check file on olemas, siis ütleb, et juba on korras, rohkem käima enam ei lasta. Nii, vaatame, server IP on mul siin ka seadistatud, objective uname ka ja kontroll on ka korrektne. Hetkel mul template ei käi, muidu ma saaksin, või tegelikult ma isegi ei pea, ma võin seda kontrollida, kas see käsklus mul päriselt ka toimib. Jällegi korraks panen. Kuna ma tean peast seda käsklust, siis ma tegelikult kopeerin, vahet ei ole. Kuna ma olen siin keskkonna muutuja sees, siis ma pean natukene siin seadistust tegema teistmoodi. Suunan korraks selle faili taustale, ma ei ole seda kuskile kinni pannud, ma lihtsalt panin ta ajutselt eest ära. Lähen siia algusesse ja panen siia selle serveri IP. Nii, 192.68.6.2. Ma muidugi ei tea, kas mul server hetkel käis. Kui ei käi, siis ta annab mulle kindlasti vea teate. Võtan korraks oma template'i lahti. Nii, SSH-ga käivitan käsuk, et end password ei Juku. Praegu ma peaksin saama negatiivse tulemi. Hetkel mul server käib, nii et võiks justkui toimida. Hetkel ma saan negatiivse tulemi. Siin peaks olema tõenäoliselt number 2 väärtuseks. $, küsimärk, tuligi number 2. Ja see oli siis sellisel juhul, kui mul kasutajat ei eksisteeri. Kui ma praegu serveri peale sisse logiks, ruttu kiiruga Juku teeks ja uuesti selle paneks, siis see tulem oleks 0. Ja täpselt sellise loogika järgi ka see automaatne skript, kutsun selle nüüd esiplaanile tagasi, täpselt sama loogika järgi siis see sama käsklus kontrollib tulemit ruuteri pealt, õigemini ruuterist serverisse. Kas serveri peal on see olemas või mitte, ta ei logi sinna sisse, aga ta käivitab selle käskluse ja loeb siis tagastuskoodi. Nii, ja selle jaoks on natukene vaja siis teada bashi, ehk siis kuidas bashis mõningaid asju kirjutada. Salvestan selle ära ja enne kui ma hakkan seda teist tšekki ka tegema, ma tahaksin kontrollida, kas see reaalselt ka töötab see tulem, mille ma siin nüüd valmis sain. Et usaldaga kontrolli. Ja kuidas ma seda nüüd teha saan, nagu ma ütlesin, siis selleks, et teistele kasutajale ka need muudatused kõik
kajastuksid, on mul vaja teha sellest ruuterist snapshot. Selleks ma pean panema oma masina kinni. Alt-P teeb seda minu eest. Igaks juhuks veendun, enne kui ma siit restarti tegema hakkan, et ma ikka ruuteri peal olen. Ja take new snapshot. Ja kui ma selles on tehtud, siis kui ta selle tõmmise nüüd ära teeb, ma saan seda kontrollida siit selle kellaaja järgi. Tavaliselt ta laeb ka selle lehe uuesti. Nii, hetkel on 14.17, laadis lehe uuesti, vaatan oma kliini pealt 13.51. No siin on küll 15.51, ajatemplid on pisut teised, sest on UTC kella järgi, aga tundub, et läks õigesti. Ja nüüd selleks, et ma saaksin kontrollida, kas need muudatused mul päriselt ka reaalses laboris toimiksid ja pöördutakse minu suurepärase näidislabori poole, panen siit korraks selle kinni, siis ma pean enda kasutajale määrama selle labori. Selleks lähen Manage Users, Add Users by Lab ja näidislabori ma vaatan kõik, kes mul valitud on. Ahaa, mul on juba endale määratud see. Nii, et ma lähen siis lihtsalt labori alla, Labs, valin siit sellest linnukesest, mis mul peidab neid laboreid siin, valin näidislabor ja panen Restart Lab. Siit ka veel okei. Ja siis nüüd ta võtab nende viimaste tõmmiste põhjal, loob mul uue labori. Nii. Ja siis ma saan minna oma desktopi peale kontrollima, kas ta avab mul korrektselt Virtual TA, kas ta avab mul korrektse labori, kas need ülesanded, mis seal on, kas ta teeb seda päris nii, nagu ma oma kontrollides ette olen näinud. Avan selle labori siis brauseris. Nüüd on kõige põnevam koht, kas õnnestus või mitte. Nii, labor desktop laadis ennast üles, väga hea. Nii, mul ta siin viitab, et VirtualBox Quest Editions Updates Available. See oleks tegelikult mõttekas ka ära teha, et kui te kasutajatele oma süsteemi kätte jagate. Nii. Aga mis ma näen on see, et praegu ta ei ole mul tekitanud seda desktopi ikooni. Virtual TA küll tuleb lahti, aga ikooni ei tekitanud, kuigi mul omast arust oli see rida vist sees. Aga võib-olla see on vanast ajast, võib-olla seal ei ole seda. Ikooni rida on sellises kohas, see oli mõtlemiskoht seal. Ikooni rida on, kuna mul on desktopi peal seda vaja teha, siis see ikooni rida on siit, kus see kopi käsklus on. See. Et ta peaks selle tekitama see .config autostarti. Aga on see õige? Ei oota. Vaatame kumb. Autostart Virtual TA desktop. Touchstamp. Tükk. Ja siis ta hakkab seda täitma. Jah, ta ikka tekitab selle. Nii, aga ma lähen nüüd siia. Ohoo, pilt on küll väga uhke ju. Tundub, et millegagi on juba nagu edukalt hakkama saanud, sellepärast, et ta on ühendunud minu näidislaborisse. Aga ta ei ole teinud miski pärast. See näidislabori osa on juba väga hea indikaator, aga ma praegu ikkagi korraks tahaks vaadata, miks ta mul, kas mul on siit skriptist antud hetkel see rida puudu. Copy rida ei ole siia lõppu pandud, jah. Selles mõttes, et need, kes teevad juhendi järgi tagantjärele, siis teil on juba siia confi faili see juurde pandud, et ta kopeeriks selle desktopi ikoonikese teile ka desktopi peale. Et minul praegu sellest konkreetsest versioonist on see puudu. Aga ei ole hullu. Selle saab vajadusel kas lisada või siis ma hetkel seda tegema ei hakka, aga ma vähemalt tean, et milles põhjus on, et see on kõik selgitatav. Nii, aga praegu ma näen, et edukalt on minu labor lahti tulnud. Nüüd ma olen oma desktopi peal, korra teen terminali lahti, siis ma saan näidata siit ka. Paiknen oma desktopis ja mul on edukalt Virtual TA lahti tulnud ja seal on Lab Description, näidislabor, see osa, mis ma ise ära täitsin. Siinsed ülesanded on näitlikud. Ka aeg jookseb, kuigi see aeg näitab, et ma olen just 16 minutit juba toimetanud. Sellele me ei ole siiani suutnud tõelist vastust leida, kust kohast see pätu sinna sisse tuleb, et varasemalt on olnud 12 minutit, nii et tundub, et mingisugune pätu siin sees elab.
Ja kui te mäletate, siis eelmisel seminaril ma ei jätnud siia mitte protsendibaari, vaid ma jätsin selle punktide kogumise, ehk siis hetkel mul on 0 punkti. Ja võtan siit Get Started ja nüüd ma näen, et mul on siin selle Objective all on 4 erinevat varianti. Ja need on täpselt nii nagu Virtual TAs, välja arvatud see erinevus, et siit ma ei näe, et tegemist on testide view'de vormidega. Et see on siuke kasutajale. Ja siin isegi topoloogia pilt on, mille me siis Rolandi ühest laborist ära pännasime, mis küll tegelikult ei kvalifitseeru selle konkreetse labori peale, siis on üks masin liiga palju. Ja siin on olemas ka need notes'id, ehk siis grupi lisamiseks uuri kasutaja lisamise käsklust. Ehk siis see oli see hint, mis ma sinna juurde panin. Tundub, et ma saan siin isegi mingisuguse kommentaari jätka. Panen siia, ma tean vastust. Ja siis on siia mul endal notes'id ka maha jäänud, et saan siit natukene lisainfot. Nii, võtan oma start objective'i. Ja nagu ma ütlesin, siis esimene see step, mis meil oli view põhine, ehk siis piisas sellest, et ma selle stepi peale satun, nagu see kirjeldus siin ka ütleb, et selle stepis on roheliseks, kui see sammu peale satun, et nagu te näete, siis esimene roheline linnuke mul on juba olemas ja olen edukalt, saan edasi minna. Nüüd tulevad kõik need küsimused, mis ma siin ära kirjeldasin. Vaatame siis kohe, mis mul siin on. Leia 5 meetodit, kuidas kasutatakse plastiktopsi ehitusel. See jummel küll. Õnneks see on lihtsalt teksti väli, ma võin see kirjutada mis iganes. Mul ei ole täpitähtina, ma ei hakka seda panema. Nii, panen joogitopsina. Panen siit enteri. Tundub, et ta tahab siit rohkem valikuid. Panen siia siis... Kui te näete sellist halli mummukestega osa, siis see viitab sellele, et ei ole piisav arv väärtusi. Ma olen ikka midagi jätnud tegemata sellega. The user input any text from... ongi jah, täitsa õige. Et ta enne ei loe seda korrektseks, kui mina admin õigustalt ei ole seda hinnanud. Ja selle jaoks, nagu ma ütlesin, admin Roland saab hinnata koha pealt seda. Ja selle jaoks, et ma seda ise hinnata saaks ja markeerida ja punkte anda, pidi ma minema siis enda labori peale, näidislabor, ja mitte muutma asju, vaid panema view lab. Siis ta hakkab mulle seda statistikat näitama minu selle labori käivitaja kohta, nagu ma näen siis Katrin looduseks, siis ma ise olen seda käivitanud ja olen kirjutanud siia endale joogitopsina, tops 1, niisama ei kasutagi ja nii edasi. On loominguline küll. Skooriks panen kohe 1000, täiesti suurepärane vastus. Ja panen siia acknowledge, ehk siis see meetod, ühesõnaga ma olen saanud 1000 punktisid. Ja ehk siis kinnitan, et see tulem on korrektne ja see muudatus kajastub ka kasutajal. Lähen nüüd tagasi oma labori peale, siis ma näen, et mul on miski pärast alumise kogemata, ma eelmine kord lihtsalt see alumine roheline linnuk ei olnud sellega seotud, mis ma praegu tegin, see oli lihtsalt ma enne randomiga vajutasin kuskile koha peale, see miski pärast oli õige vastus. Nice. Mis tegelikult ei olnud isegi korrektne vastus, aga see selleks. Ehk siis nüüd ma näen, et mul on ilusasti roheline linnuke tekkinud ja ühtlasi näen ma seda, et ma olen saanud juba 1000 punkti. Nii et see punkti summa, mis admin mulle andis, selle ma sain omal kätte, ma olen päris hea tulemiga ja panin siia mingisugust suvalist väärtust, aga admin hindas mind positiivselt. Nii, vali ainult A-ga algavad sõnad. See oli nüüd minu arust see küsimus, kus oli oluline see, et sa valiksid õige arvu neid vastuseid, mitte see, mis oli see väärtus. Et see oli hästi veider küsimuse vorm, millele head näidet oli raske taha leida. Et ta tegelikult markeerib selle juba praegu siin korrektseks ja ma tegelikult võin võtta siit ka mingisuguseid muid asju. Et kui te mäletate, siis see range, mida ma kasutasin, oli 1-3. Siin oli see, kus ma admin õigustega tegin. Võtan siit Manage Labs, näidislabor, kus mul need küsimused olid. See oli nüüd see koht, kus ma siis vot see 1-3 vastust on õige. Siis kui ma juba 1 ära markeerin, siis seda loetakse korrektseks. Ja kuni 3, ehk siis ma huvi pärast nüüd panen siia 4. ka, vaata, mis siis juhtub. Nii et kui ma valin rohkem kui 3, siis öeldakse, et tulem on vale. Kui mul on 3, 1-3, nii kaua kui ta on 1-3, nii kaua on kõik õige. Veider küsimuse formaat, aga
selline variant on ka olemas. Nii, mis päev on täna? Ma panen kolmapäev. Kolmapäev, vaatame, kas see sobib. Ei sobi. Mul tähte ei ole. Äkki on see ka ei sobi. Issand, kui imelik. Tähti vale vastus. Ma olen ise siin mingisugune absakte. Ongi. Issand, kui kole, ma lihtsalt muudan selle kohe ära, et nii piinlik on kolmapäev. Nii, väga hea. Õnneks jah, siin kolm päev sobib. Kuna mul ei ole siin hetkel täpitähti, mida ma saaks küll panna, aga ma teen elu põnevaks ja ei lisa. Palun ütle, mis sa arvad talvest. Issekene, see on küll väga isiklik küsimus. Talv on tore. Ehk siis, mis sa arvad? The user input a freestyle text of a defined length. Mul on siin praegu see vastuse pikkus spetsifitseerimata, nii et ilmselt ta loeb praegu kõike valeks, mis ma siia sisestan. Igaks juhuks kontrollin, panen, et talv ei ole tore. No ikka tuli ka punane, nii et see asi polnud mu vastuses. Jah, praegu on lihtsalt see, et ma Virtual TA-s ma näen ka, et mul on 1–20. Selge, siis ta võtab labori käivitamise hetkel, tõmbab selle vajaliku labori info alla ja siis ta enam ei uuenda seda, kui vahepeal TA-d uuendada, et siis peab lihtsalt restart läbi tegema ja siis ta hakkab seda infot uuendama. No nii, jäin siin praegu oma punktidest ilma, aga no ei ole hullu. Ja mul on viimane küsimus, kus ma pean siis valima nimekirja hulgast siis õigemini korrektsed väärtused. Valgusvooriga, väga keeruline ei ole. Must-valge ei ole õige. Lilla ikka ei ole õige ja panen punane, siis loetakse roheliseks minu tulem. Ehk siis sain ka kõik need erinevad küsimuse variandid siin tulemine ära näidata. Siin on all olemas ka commit nupp, aga tegelikult seda commit'i tegema ei pea, et kui sa juba liigud järgmise küsimuse peale, siis ta teeb selle kontrolli automaatselt ära, et antud hetkel see commit ei muuda siin midagi. Aga ta on veel vanast ajast siia jäänud. Siis lähen oma järgmise asja juurde ja nüüd on siis minu see automaatkontrolliga hinnatav test. Ehk siis selle jaoks ma pean tekitama serverisse kasutaja nimega Juku. Mul ei ole küll selle labori lihtsuse mõttes ette antud kuidas ma sinna ligi pean saama, aga kuna ma olen ise sellega kursis, siis hüppan siit ruttu serveri peale, sest serveri IP mul oli 192.168, 6.2. Küsitakse studenti parooli, pistan jälle studenti. Nii. Ja hetkel mul ei ole öeldud, tegelikult kasutajad ma saangi ainult admin kasutajalt luua. Kasutan seda sama sudo käsklust, aga seekord ma ei lähe juurkasutajaks üle, vaid lihtsalt tekitan selle kasutaja Juku. Selleks mul on olemas käsklus add user Juku. Sisestan student kasutaja parooli. Nii, ja mul oli 1, 2, 3, 4 Juku. Sisestan talle parooli, kommentaari ei pane. Info on korrektne ja kontrollin üle ka, et ID Juku mul oleks olemas. Tundub, et on ja vaatan, et ka minu automaatkontroll on siin nüüd korrektne. Ehk siis see skript, millega ma siin enne toimetasin, tundub, et töötab. Ma väga palju mingisuguseid täiendusi siia juurde panna ei tahaks, muidu äkki lõhub midagi veel ära ja siis ei tööta. Tavaliselt on ikka päeva hea lõpetada edulooga, et siis kõigil on positiivsed tunded sees. Kohtume järgmisel seminaril, järgmisel nädalal, mis on ühtlasi viimane, mis siis keskendub IT paigaldusele. Nii et on veel üks etapp läbida. Aitäh!